Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Täna siis fokusseerime me just nagu protsessil, et oma mõistust programmeerida. See tähendab siis seda, et kõik algab tegelikult sinu peast, kuidas sa oma asju teed, millised on sinu siis nii-öelda teod ja siis lõpuks ka nagu tulemused. Ehk et üks väga lihtne näide selle koha pealt on see, kui me nüüd teeme oma arvutis näiteks Wordis, teeme valmis ühe teksti, arvuti juurde vajutame print, printer prindib meile selle teksti välja, võtame selle teksti ette, vaatame, printis kenasti välja, aga näed, siin on üks kirjaviga. No, me võtame kustukummi ja kustutame selle vea siit ära. Uuesti arvuti juurde, vajutame print. Vaatame, et viga on ikka samas kohas alles. Huvitav, et kas ma kuidagi kehvasti kustutasin ehk. Võtame uuesti kustukummi ja kustutame veel tugevamini. Läheme uuesti arvuti juurde, vajutame jälle print. Printer prindib välja, võtame lehe ja ikka see viga on seal. No, huvitav, et kas äkki viga on arvutis või printeris või milles see viga on? Miks ikkagi viga jäi paberile? Ehk siis viga oli selles, et me otsisime valest kohast. Me tegime küll samu liigutusi, aga me järginud seda, kus tegelikult oli selle vea põhjus. Ehk siis vea põhjus oli loomulikult failis, me oleks pidanud selle vea kõigepealt oma Wordi dokumendis ära muutma, ära kustutama, alles siis uuesti printima. Nüüd sama toimub ka näiteks taimedega. Võtame näiteks puu, kui tal on soodne pinnas, tal on hea muld, tal on piisavalt väetist, on väga hea piisavalt päikesepaistsed ilmad, vahepeal saab vihma, kõik on tore, tulevad head viljad, palju saaki. Et kõik algab juurtest. Sama on ka see, et me peaksime oma mõistust programmeerima, mida ja kuidas me teeme. Kõigepealt, kui me saame aru, mida me teeme, siis see viib meie mõteteni. Siis tekivad mingid mõtted, et aha, okei, seda peaks tegema. Nüüd, siis peaks tekkima suhtumine. Kas see on nüüd hea, mida me teeme? Kas see on õige, mida me teeme? Kuidas me seda teeme? Suhtumine viib tegevuseni. Siis me hakkame midagi tegema. Me läheme tutvustame oma äri, räägime sellest. Nüüd, siis see tegevus viib loodetavasti tulemuseni. Tähendab viib kindlasti tulemuseni. Olgu see siis hea või halb tulemus. Tulemus lõpuks viib siis elustiilini. Ehk et siis lõpuks on nii-öelda need meie viljad, mis siis on see, mida me saame oma tehtud töö eest. Aga kõigepealt tuleks siis ennast programmeerida selles suhtes, et mida me teeme, mõtted, kuidas me seda teeme, siis samamoodi, et suhtumine, et kas me teeme seda üleolevalt või teeme seda sõbralikult ja kuidas me suhtume inimestesse, eks. Samamoodi viib see siis lõpuks tegevusteni, kui tihti me inimestega kohtume, kui tihti me kõnesi teeme ja nii edasi. Ja lõpuks see viib siis tulemuseni. Olgu see siis kas piisavalt suur ja tegus meeskond või kui me oleme piisavalt laisad, siis ei juhtu midagi. Ja kui me oleme piisavalt edukad, siis loomulikult viib see elustiilini. Heale elustiilile siis. Kui me midagi ei tee, siis ei ole elustiilist haisugi, eks. Et programmeerimine on tegelikult kõige alus. See on üks olulisemaid asju, et kuidas sa saad siis programmeerida oma aju, et olla siis hea võrkturundaja. Loomulikult on selle üks eeliseks ka enda pidev areng. Ja sa pead tegelikult süübima mõtetesse, jälgima, millised mõtted siin ümbritsevad. Et tee endale siis selgeks, mida sa soovid saavutada ja kuidas sa soovid seda teha. Üks takistusi, mis minul endal konkreetselt on ja mis on ka paljudel teistel võrkturundajatel on see, et vahepeal väsib nagu vaim ära.
et sa oled nagu innustunud ja siis nagu vahepeal nagu ei ole seda särtsu enam. Sa küll teed, aga sa ei ole võib-olla nii innukas. Et siis tuleks nagu midagi ette võtta. Ehk, et mis oleks hea, oleks leida endale nii-öelda treeningpartner. See treeningpartner peaks olema siis, kas siis võib-olla äkki ülaliinist, võib-olla oma meeskonna alaliinist, võib-olla mõni sõber, võib-olla isegi keegi sõber, kes on ka, ütleme, tegelenud, kas mis iganes valdkonnas ta tegutseb, oletame, et mõlemad võrkturundusinimesed, võib-olla tema hoopis müügiinimene kuskil eesfirmas, aga teie vahel toimub näiteks võistlus. Selles mõttes, et kumb on parem ja kumma oleks päev paremini, mis iganes, et sa hoiaks ennast kogu aeg nii-öelda oleksid kogu aeg aktiivne ja tähtis on järjepidevus, et sa kogu aeg järjepidevalt teed. Et sa ei jäta nii-öelda pausi sisse, et ma olen väsinud, ma ei suuda, ma nüüd natukeseks ajaks nii-öelda hoian eemale, kogun ennast. Loomulikult alati on puhkus on vajalik aeg-ajalt, aga seda tuleks nagu üle tähtsustada. Ja tähtis on see, et sa treenid ennast kogu aeg. Et sa ei anna alla, et sa kogu aeg, kas siis, näiteks kas või see, et vaatad minu videosi siit. Loomulikult see, et käid koolitustel, mis iganes siis võrkturundusettevõttega sa seotud oled, käid ja oleneb siis ettevõttest, kas nad toimuvad siis iganädalaselt või 6 korra või kuidas need koolitused toimuvad, käid nendel, sest need annavad alati uut energiat, annavad sulle tahet juurde, sa näed ka teisi seal, oma alaliini, oma ülaliini, saad suhelda teiste inimestega, võib-olla tuleb sulle mõni mõte, mille peale sa ise võib-olla ei ole tulnud. Et need on ka väga head, see on ka väga hea võimalus, kuidas siis ennast nii-öelda kogu aeg endale seda positiivsust ja sellist teotahet nagu süstida. Et fokusseeri sellele järjepidevusele ja treeningule ja tänane selline väike ülesanne oleks see, et leia endale treeningpartner. Leia endale keegi, kellega sa koos hakkad nii edasi minema. Samamoodi koolitad teda, las tema koolitab siin, vahetage kogemusi, ära võta ja jäta kõiki infot endasse, sest võrkturunduses on tohutult oluline see, et sa annad selle info edasi. See info edasi andmine on fantastiline, isegi kui sa tead midagi rohkem, mida teab võib-olla sinu ülaliin või mis iganes või sa mõtled, et ma hoian igaks juhuks endale või oled kade, et sellest ei ole nagu kasu. Pigem anna see edasi, sest et alati sa saad vastu. Võib-olla sinu mõtted olid hoopis natuke valel teel, mis iganes. Ära hoia seda endasse, anna see info edasi, sest info edasi andmisega sa koolitad nii ennast kui ka teisi. Ja see on väga tugev nii-öelda enese koolitamisvahend. Ja kui sa leiad endale partneri, see on väga tore. Ta võib-olla lepite seal kokku, et minu eesmärk on selle nädal nii palju, see kuu nii palju ja proovite siis üksteist nii-öelda jälgida, et kas see sinu treeningpartner teeb ikka nii, nagu ta lubas. No kui see treeningpartner näiteks ei olnud nii tugev, siis sa võid alati leida endale uue partneri. Leida sobiva, võid neid vahetada mitu korda, kui millegi pärast ei sobi aga leia endale inimene, kes soovib koos sinuga edasi areneda, koos sinuga edasi minna. Et see on üks väga tugev argument või näiteks, kui sa oled selline tõesti üksik hunt, siis üks selline, eestlaslik võib-olla. Mõte on see, et alati see, et näiteks kui kellegi läheb paremini, et siis ma pingutan nüüd rohkem. Kas see on väga hea selline lüliti? Kui sul on keegi, kes sa näed, et ta läheb hästi, ma tahan sama hästi vähemalt teha. Hakka tegema. Tee, võta eesmärk saada vähemalt sinna, kus on tema või kus oli tema. Sama suur meeskond, sama palju tulu selles nädalas, selles kuus, mis iganes. Leia endale see motivatsioon ja hakka tegutsema. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!